see teatud ja lõhn siin on super, siin on kindlasti mul eetris, jaa. Nii, nüüd ei tohi lollusi rääkida. Kõik vaatavad, mis toimub, et riis, risotto, munad, sai, värgid. Kindlasti mõtled, et meil on mingi miljonärid koos, et teevad siukse raha eest süüa, et tavainen küll ei jõua, aga öelge, paljudele see maksma tegelikult läks? Mina isegi sain täna hakkama alla 25 krooni, sest et riis, ma võtsin 400 grammi riisi, see on arvestades seda, et kilo on umbes 10 krooni, siis kuskil 5 krooni ringis on riis ja alla hindlusega sain osta niisuguseid külmutatud köögivilju, mis oli 9 krooni. Mis see meil teeb? 14 on ju? 14 ja kuigi ma väidan täna, et ma teen hästi tervislikku toitu, siis vaatamata sellele on siin väike selline asi, et riis, tuleb teha see risotto, kuigi selle riisi gleukeemiline indeks on natukese kõrgem, kui peaks olema, aga sellest me vist täna ei räägi, sest et täna me räägime diskorindusest ja DJ-de festivalist, mitte tervisliku toitumise koolitusest. Ja väike niisugune kõrvale põige tervislikust, väga tervislikust toidust on täna üks see puljongi kuubikene, mis on täis, nagu teatavasti kui olete Postimeest lugenud, ainult üks e-aineid, aga kasutame täna seda, et natukese seda maitsestada seda risotot. Täpselt. Aga räägi, kus maal sina oma toiduga oled? Mina olen sealmaal nüüd, et ma arvan, et munad peaksid olema keenud juba päris kõvaks. Pärast on nii kaua, et see koord maha. Jah. Nii et aitab munada valmis, kui ma siit pääsen, siis ma lähen ehmatan neid külma veega ja vaatame, mis välja tuleb. Aga nii, nüüd rääkige mulle, miks on 2 diskorite festivali, kas te olete nagu mingisugused rivaalid või mis see... Ei, absoluutselt mitte, sest et noorte diskorite festival My Meeting, see on selline festival, mis esimesel korral aastal 2004, 2005 ja 2006 toimus meil Tartus Anne Kanali ja Emajõe vahel, aga kuna see koht on natuke ei ole rahvarohke ja rahvas ei tulnud ka sinna kohale, siis jätsime mõne aasta vahele ja eelmisel aastal, kuna linn ka toetas natuke seda üritust, siis otsustasime, et teeme tudengite päevade ajal ja täitsa kesklinnas pargis. Ja omapära sellel festivali on see, et see on lihtsalt festival, see on koht, kuhu tuleb suur hulk noori diskoreid kokku, erinevad grupeeringud, erinevad DJ-koolid, erinevad rühmitused, panevad oma telgid püsti koos DJ-settidega ja esitavad muusikat. Et selleks, et rahvas saaks kuulata, küsida, uurida, mis stiilidega tegemist tutvuda, et võistlust ei käi. Kui keegi tahab praegu tulla sinna mängima, kus ta saab infot selle kohta? Siis tuleb, infot saab, ma ütleksin siis praegu kohe siin eetrisse telefoni, see on 56 55 791 või aadress on minu nimi peetertaim@hot.ee. Need on siis 2 niisugust kohta, kus saab minuga kontakti võtta ja uurida, et mis tingimustel saaks osaleda sellel festivalil My Meeting 2010. Ehk siis ma rõhutan veel kord, et kõige suurem erinevus, me ei ole mitte rivaalid, vaid me oleme hoopiski partnerid, kõige suurem erinevus ongi just selles, et meil ei ole võistlust. Meie lihtsalt, see on niisugune kokkutulek, kus mängitakse heal ilusal mai päeval mussi, kuulatakse erinevaid stiile, tutvutakse saavutustega ja nauditakse ilusat päeva. Ja see, ütles siis see kuupäev uuesti, kunas see on? See on 2. mai 2010, samal ajal toimub ka Tartus veel väga palju muid üritusi, sest siis on tudengipäevad ja sellel ajal toimub ka sellel 2. mail pühapäeval ka paadiralli ja karsummi võistlus, nii et on võimalik paadirallit natukese vaadata, karsummi nautida ja samal ajal nii enne seda kui peale seda siis terve päev kuulata head elektroonilist tantsumuusikat selles kaubahalli vastasasuvas pargis. Aga nii, et inimesed My Meetingule siis? Ma arvan küll, My Meetingule, hurraa! Täpselt, räägi sina, mis kujutab see ennast diskorite festival? Luun ja diskorite festival on nüüd lõpuks siis kinnitatud andmetel viimane diskorite festival, mis Eestis üldse tegutseb. Ja arvestades seda, et 2009. aastal meie festival ärkas väga kenasti ellu, meil oli hästi palju osavõtjaid, meil olid väga head DJ-d, meil oli palju rahvast, siis 2010. aastal me läheme edasi uue hooga, nii et selle aasta festival, kus siis diskorid võtavad mõõtu, loodetavasti üle terve Eesti, saab kindlasti toimuma ja seda siis novembrikuus. Ja kuidas teil eelmine aasta läks?
eelmisel aastal läks hästi, sest osalejaid Discoreid oli meil 35 ja publikut pealt 150. Üritus kestis kuskil 12 tundi, kui ma õigesti üritus hakkas kell 12 päeval ja lõppes kell 11 õhtul, nii et pea 12 tundi, jah. Ma ütlen nii palju vahel, et võib-olla siis Noorte TV, ma lihtsalt olen kursis ja ma olin ka seal kohal, et Noorte TV tegi ka otse ülekande sellest Noorte Discorite festivalist, nii et minu arust oli see väga huvitav asi ja siin võib-olla ütleksigi igasugustele teistele ürituste korraldajatele, et pöörduge siia Noorte TV-sse, rääkige Muumiga ja Noorte TV teeb teie üritusest otse ülekande, siis ei pea kõik ilmtingimata inimesed kohale tulema üritusele, vaid saavad netist jälgida. Ei võeta ka ilmatusel palju raha. Ei võeta, raha ei võeta absoluutselt palju, nii et sellel päeval tegelikult eelmise aasta novembris sellel Luunja Discorite festivalvõistlusel, ütleme siis niimoodi, kuna Discoridi võistlesid, oli meil väga palju vaatajaid, kes ei saanud või ei viitsinud tulla Luunjasse kohale, vaatasid netist. Aga mis on hästi huvitav, meil oli ka Noorte Kodukal ju see gallup üleval, et nagu vaatajate lemmik oli ka see Merimäel, kes on meil käinud siin kokkamas, on teinud live DJ-d, ta võitis ka just selle Luunja asja. Ja Merimäel võitis meie festivali. Aga räägi, mismoodi saavad inimesed sinna tulla, kui nad tahavad tulla sinna võistlema? Kindlasti laiem reklaam festivali kohta hakkab liikuma ilmselt juba kuskil septembrikuus ja reklaami koostööpartneritena kindlasti hakkab edastama Noortetelevisioon, kindlasti Noorteraadio, kindlasti liigub Tartumaa koolidesse reklaam, saadame pressiteateid välja, nii et kes tahab, see informatsiooni leiab. Ja tegelikult ma lisaksin siia juurde, et ütleme, reklaami tegelikult juba alustame me Noorte Discorite festivalil My Meeting, sest et me teeme ju praegu ka reklaami. Täpselt, me teeme praegu juba reklaami ja tegelikult My Meetingul on ka see lugu, et kuna tuleb üle Eesti juba hetkel on tegelikult teada, et hetkel on registreerinud 10 telki, me nimetame neid tiime telkideks, et siis üks oma telgiga tullakse välja, kus on DJ tehnika, üle Eesti on juba 10 telki meil paigas, ähvardab tulla veel 10, nii et ütleme, kui me eeldame, et tuleb mingisugune 150-200 noort Discorit kokku My Meetingule, siis see ongi neile juba informatsioon, et sügisel saate võistlema tulla. Loodame, et vaatajad on oma küsimustele vastus anda, aga räägi, Peeter, miks sa just siukse toiduvalist täna? No nagu ma enne ütlesin, et tervislik? Ta on esiteks tervislik, teiseks ta on odav ja mis on veel tähtis, et täna on niisugune omapära, et natuke see vastuollu ma olen läinud, et kuigi täna on ju munade püha, ehk siis teatavasti piibli järgi Kristus ärkas ja inimesed hakkasid kohe mune sööma ja liha sööma, ehk siis paast sai otsa. Aga minul vaatamata sellele, et paast otsas täna liha ei ole, ma teen ikkagi niisuguse hea tervisliku ilma lihata, võib-olla väike kanaliha, mis on väga hea valgurikas. Aga kui tihti sa enda lisasüüa teed? Iga päev, usute või mitte, aga iga päev teen ja teengi niisuguseid kas risotot või pajaroogasid ka, mulle meeldib just nii, kui kõik asi on kokku segatud. Niimoodi, et kotlett, kartul ka kaste peale, seda mulle eriti ei meeldi. Aga kahjuks on jah see, et kuna ma läksin aasta tagasi ka õppima tervislikku toitumist ja olen ise ka natukese niimoodi poolenisti tervisliku toitumise õpetaja, siis seal too õpetus ütleb seda, et tegelikult riis, kartul ja makaronid on üks väga halb asi. Nii et ma olen viimasel ajal tegelikult neid vältima hakanud, et rohkem sellist kraami, kas puhast liha ilma rasvata või kõike niisugusi juurikaid ja asju söönud. Peeter, sina kukk edasi nüüd, ma räägin su vastusega siis. Sa rääkisid seda esimest korda, et kui tihti sa omal ise süüa teed või iga päev nagu restoran ja siuke asi või nagu... Kuule, arvestades minu tööd, siis päevasel ajal ma käin küll päris palju väljas söömas. Ja viimase aasta jooksul pean tunnistama, et kodus ma enam nii palju süüa ei tee kui vanasti. Ma segan vahel, et sa vist ei öelnud seda, et sa oled Luunja kultuurimaja direktor ju. Seda ma veel ei öelnud, jah. Jah, sa oled öelnud, et sa oled suur boss, sellepärast peadki restoranis sööma. Jah. Et muidu ei ole nii sama mees, et ma lähen nüüd välja sööma. Jah, aga mina olen DJ kooli juhendaja siin Ane Noortekeskuses, elan siin kõrval, käin, jooksen kogu aeg, vaene mees nagu ma olen, jooksen koju, teen süüa kogu endale, tulen tagasi. Sinul on 220 meetrit töölt koju, mul on 22 kilomeetrit. Räägi meile, miks sa ei otsuseid teha seda munavõid? Munavõid sellepärast, et omletti on kindlasti saates tehtud juba. Jaa. Kindlasti munad, sest meil olid munadepühad. Ja munavõi sellepärast, et ma ei ole seda kunagi varem teinud. Siuke väike väljakutse. Selge. Ja mis veel, et täna läks nagu niiviisi, et meie toidud Peetriga kindlasti sobivad omavahel. Munavõiga sai ja risotto, ilmselt on see väga hea kombinatsioon. Ja nüüd me läheme vaatama, mis Sandra meile räägib, tal on meile väike üllatus teile, vaadake.